Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonist ehk EKAK-ist rääkides võib teatud paralleeli tõmmata Eesti iseseisvusmanifesti või põhiseadusega. Vabas Eesti riigis saab elada ka ilma, et neist midagi teada. Ometi haritud inimene teab, ei pea oma riiki enesestmõistetavaks ning oskab kodanikuna oma õigusi kasutada. Oma sisult ongi EKAK nagu Eesti kodanikuühiskonna iseseisvusmanifest. Vormilt on ta kokkuleppe avaliku võimu ja kodanikualgatuse vahel, kus öeldakse, et tegu on võrdsete partneritega, kel on ühine eesmärk, tugev kodanikuühiskond. Selle saavutamiseks on vaja mõlemat poolt ning kummalgi on omad eelised, nii et mõistlik on jõud ühendada. Meie rahvuslikku uhkust võiks ehk kõditada seegi, et Eesti oli teadaolevalt maailmas 3. riik, kus selline kokkuleppe tehti. Erinevalt brittide Compactist ja kanadalaste Accordist on aga eestlaste EKAK esimene, milleks tuli algatus vabaühendustelt endilt, mitte valitsuselt. Algus tehti 1999. aastal ning kulus kokku 3 aastat. Lugematul hulgal kõikjal Eestis toimunud arupidamisi, vaidlusi, aga ka konflikte ja solvumisi, enne kui toona tegutsenud Eesti mittetulundusühendust Ümarlaud EKAK-i 3. versiooni 2001. aastal heaks kiitis ja Riigikogule esitas. Kuigi arutelude juures olid osalenud ka erakonnad, läks Riigikogul ometi umbes veel aasta, enne kui suudeti otsustada, mida sellise enneolematu dokumendiga peale hakata. Ning alles 2. detsembril 2002 kiitis parlament selle ühel häälel heaks. Mida see dokument siis sisaldab ning kellele ja mis kasu sellest on? Alustame kaudsemast. Nagu paljud organisatsioonid seovad endale pikaajalisi eesmärke ja plaanivad tegevusi, et nendeni jõuda, nii võib ka EKAK-i vaadelda kui strateegiat, ainult et kogu ühiskonna tasandil. Edukas võib muidugi olla ka ilma sellise plaanita, ent kui see on olemas, on lihtsam. Nii on läbi mõeldud ühtmoodi mõistetud, kuidas erinevad tegevused omavahel seonduvad, üksteist mõjutavad ja mis järjekorras on neid mõistlik teha. Näiteks, et vabaühenduste rahastamine ei ole mitte riigipoolne heategevus või vastutulek, vaid oluline eeltingimus, et nad suudaksid kujuneda kvaliteetsete teenuste pakkujateks või oma sihtrühmade hääle toojaks õigusloomesse. Targaks rahastamiseks on omakorda vaja ülevaadet tegutsevatest ühendustest ja nii edasi ja nii edasi. Tänu EKAK-ile on Eesti kodanikuühiskonna arengule lähenetud terviklikult, selmet siia-sinna rapsida ja ainult tulekahjusid kustutada. Kuigi loomulikult tahaksime, et tehtud oleks palju rohkem, oleme mitmes asjas jõudnud kaugemale kui paljud sarnase ajalooga riigid. EKAK-i tulemusteks võib näiteks pidada kaasamise head tava ja regulaarseid koolitusi ametnikele ja vabaühendustele, maakondlikke arenduskeskusi, kust kohalikud ühendused saavad tasuta nõu, kodanikuühiskonna sihtkapitali ja teisi rahastamise võimalusi, mis ei toeta ainult valdkondlikke projekte, vaid ka kodanikualgatuse arengut. Ent EKAK-ist on abi ka igapäevategevustes, kui see vabaühendus puutub kokku avaliku võimuga. Ehk EKAK võeti vastu Riigikogus, on need põhimõtted sama hästi rakendatavad ka suhetes kohaliku omavalitsustega. Kui tundub vajalik või muidugi oma linna või vallavalitsusega veel eraldi kohaliku kokkuleppe teha. EKAK koosneb 4 osast. Esimeses on sõnastatud kodanikualgatuse ja avaliku võimu koostöö eesmärgid, mis on kaunis üldsõnaline ja praktikas ehk mitte kuigi palju abiks. Kui siis selleks, et näidata asjaga vähem kursis inimestele, millised ja milleks need koostöövõimalused on. Teises osas on juba täpsemalt kirjas koostöö põhimõtted ja väärtused, millest kumbki pool lähtuma peaks. Näiteks on väga oluline kokkulepe, et kodanikualgatuse toetamisel avaliku sektori poolt välditakse igasuguse poliitilise iseloomuga piiranguid ja et avalik võim austab kodanike ja nende ühenduste õigust ise endale eesmärke seada ja oma tegevust juhtida. Kõige detailsem on EKAK-i 3. osa, kus on kirjas koostööpartnerite õigused ja kohustused. Nii õigusi kui kohustusi jagub mõlemale poolele. Näiteks vabaühendus peab olema suuteline oma seisukohtade puhul näitama, kuidas ta on kaasanud oma liikmeid ja sihtrühmi nende kujundamisse. Avalik võim omakorda ei tohi teha ühelegi ühendusele takistusi, oma huve kaitsta. Näiteks öeldes, et ta on juba kaasanud samast valdkonnast mõne teise organisatsiooni ja teeb koostööd temaga. Loe EKAK-i ja mõtle, kas sinu kogemuste põhjal on koostöö nende põhimõtete kohaselt toimunud. Kui ei ole, siis esimese asjana maksab oma partneritega sellest rääkida. EKAK-il pole küll seaduse jõudu, ent ega üldiselt kellelegi meeldi, kui öeldakse, et ta ei pea kokkuleppest kinni. Kui omavahel rääkimine ei aita, võid abi saamiseks pöörduda ka Vabaühenduste Liidu EMSL-i poole. EKAK-i 4. osa puudutab rakendamist ja vastuvõtmise ajal kõige olulisemana tundunud konkreetseid tegevusi.
Selle ülesande on hiljem üle võtnud EKAK-i tegevuskavad, näiteks kodanikuühiskonna arengukava ehk KODAR, aastateks 2011–2014. KODARas on kirjas tegevused, mida riigiasutused neil aastatel ette võtavad, et kodanikuühiskonna arengut toetada, samuti tähtajad, vastutajad ja maksumus. Tegevus on jagatud 5 peatükki: kodanikuharidus, ühenduste suutlikkus ja elujõulisus, kaasamine, avalike teenuste üleandmine ning heategevus ja filantroopia. Ühendustele KODAR kohustusi ei pane ega saagi panna, sest nagu EKAK-is öeldud, on ühendused oma tegevustes vabad. Küll aga on mõistlik olla kursis, mida riik su valdkonnas kavandab, et osata ka oma tegevusi plaanida ja tekkivaid võimalusi ära kasutada. Igal aastal esitab KODARa elluviimise eest vastutav Siseministeerium valitsusele ja avalikkusele ka aruande tehtust ja saavutatust ning iga 2 aasta tagant arutab EKAK-i elluviimist ja kodanikuühiskonna arengut riiklikult tähtsa küsimusena ka Riigikogu.